tere! Täna lähme ühele päris uskumatule rännakule, mis põhineb neuroteadlase Tatjana Tšernigovskaja ideedel. Me uurime, kuidas meie aju pole lihtsalt mingi arvuti, vaid on tegelikult aktiivne kunstnik, mis loob selle reaalsuse, milles me iga päev elame. See on teekond nendesse maailmadesse, mis asuvad meie endi peade sees. Nii, ja alustamegi kohe sellest. See tsitaat on tegelikult kogu meie tänase arutelu keskmes. See seab kahtluse alla peaaegu kõik, mida me arvasime, et teame aju kohta. Ja see ongi meie lähtepunkt, et uurida, kui sügavale see küülikuruksi tegelikult ulatub. Mäletate, kuidas meile koolis räägiti, et aju võtab vastu signaale? No nägemine, kuulmine, puudutus ja siis lihtsalt reageerib. Aga Tšernigovskaja väidab, et see pilt on lootusetult puudulik. Mõelge sellele korraks. Aju ei ole lihtsalt peegel, mis kuidagi peegeldab välist maailma. See on pigem projektor. See loob aktiivselt maailmu ja Tšernigovskaja sõnul on just need sisemised loodud maailmad tihtipeale palju mõjukamad kui füüsiline maailm. Religioonsed sõjad, võitlused ideede eest, need kõik toimuvad nendel maastikel, mille meie aju on loonud. Ja see arusaam muutab absoluutselt kõike, alates sellest, kuidas me läheneme vaimsele tervisele, kuni selleni, kuidas me üritame luua tehisintellekti. Nii et, kui aju on kunstnik, siis mis on tema peamine tööriist? Tšernigovskaja jaoks on vastus täiesti selge. See on keel. Keel ei ole lihtsalt vahend suhtlemiseks. See on tööriist reaalsuse ehitamiseks. Ja see viib meid otse Sapir-Whorfi hüpoteesi juurde. Lihtsalt öeldes tähendab see seda, et keel, mida sa räägid, ei kirjelda lihtsalt sinu maailma. See loob selle. See on ikka päris radikaalne idee, sest see esitab väljakutse sellele arusaamale, et on olemas mingi üks ja ainus objektiivne reaalsus, mida me kõik lihtsalt erinevalt sildistame. Ja see, mis selle slaidi juures on nii huvitav, on see, kui konkreetselt see teooriat illustreerib. Inglise keeles on light blue ja dark blue lihtsalt blue variatsioonid, aga vene keeles on goluboi ehk helesinine ja siniš ehk tumesinine täiesti eraldiseisvad põhivärvid, umbes nagu meil roheline ja kollane. See tähendabki, et vene keele kõneleja taju taevast on kategooriliselt erinev. Nende keel on eitanud neile teistsuguse visuaalse reaalsuse. Ja see pole ainult sinise värviga nii. Nüüd korrutage seda aju erinevus umbes 7000 keelega, mida maal räägitakse. Iga keel on ainulaadne viis universumi tükeldamiseks ja mõtestamiseks. See on osa inimkonna kognitiivsest mitmekesisusest. Ja kui keel sureb, ei kao mitte ainult sõnad, vaid kaob terve maailm igaveseks. Okei, me oleme rääkinud, kuidas aju ehitab selliseid kollektiivseid keelelisi maailmu. Aga nüüd liigume veelgi sügavamale teadvuse, isikliku, täiesti privaatse olemuse juurde. Siin tuleb mängu mõiste nimega qualia. See on filosoofiline termin millegi jaoks, mida me kõik teame, aga mida me kunagi tõestada ei saa. See on sinu isiklik kogemus punase värvi punasusest, sidruni happususest või muusikakõrvastusest. See on sinu reaalsuse tõestamatu tekstuur. Ja siin ongi asja tuum. Ma ei saa kunagi teada. Sa võid mulle öelda, et vein on hapu ja ma saan aru, mida sa mõtled, aga ma ei saa kunagi kogeda selle hapusus sinu moodi. Me oleme justkui oma kvaliasse lukustatud, igaüks oma enda isiklikus ja läbipaistmatus kogemuslikus universumis. Ja just see ongi põhjus, miks kvaliat nimetatakse teadvuse raskeks probleemiks. Me võime skaneerida aju, mõõta iga neuronit, aga me ei saa kunagi mõõta kogemust ennast. See jääb lihtsalt teaduslike mõõtmiste haareulatusest väljapoole. Oleme seni keskendunud inimestele, aga kas me oleme ainsad, kes neid sisemaailmu ehitavad? Teaduslikud tõendid viitavad sellele, et vastus on kindel ei. Lähme siit edasi ja vaatame, kuidas see laieneb. Need andmed on ausalt öeldes jahmatavad ja need esitavad otsese väljakutse sellele ideele, et inimene on kuidagi erakordne. Vareste puhul tähendab alistumissest, arusaamist surmast ja sümboolsest suhtlusest selle vältimiseks. Aavid, kes kasutavad grammatikat, ei korda lihtsalt sõnu, nad demonstreerivad abstraktset mõtlemist. Isegi taimede stressisignaalid viitavad mingisugusele teadlikkuse olema keskkonnast. Ja see näide siin on lihtsalt hingamattev. Kui see on tõsi, siis see ei ole lihtsalt suhtlus, see on eksistentsiaalne mõtisklus. See viitab sellele, et ka loomadel võib olla oma qualia, oma rikas subjektiivne sisemaailm, mis on täis mõtteid surmast ja kaotusest. See hägustab piiri inimese ja looma teadvuse vahel täielikult. Oleme rännanud läbi aju, keele ja loomariigi. Nüüd jõuamegi selle arutelu haripunkti. Küsimuseni, mida me üldse kunagi teada saame. Me lausa upume andmetesse. 500 000 artiklit igal aastal.
Võiks ju arvata, et oleme vastustele lähemal kui kunagi varem. Aga doktor Tšernikovskaja väidab, et me vaatame vales suunas. Nii, ja siin ongi see point. Tema argument on, et rohkem andmeid ei lahenda probleemi. See on natuke nagu lisada uusi tähti vanale taevakaardile, mis põhineb eeldusel, et Maa on universumi keskpunkt. Me ei vaja rohkem andmeid, vaid täiesti uut kaarti, uut viisi teadvusele lähenemiseks, mis on võib-olla rohkem Einsteini kui neuroteadlase moodi. Ja see viib meid selle viimase kõige painavama küsimuseni. Kui kõik, mida me kogeme, on meie aju konstrueeritud, värvid, helid, isegi ruum ja aeg, kuidas me saame siis kunagi kindlad olla, et me tajume midagi päriselt? Võib-olla olemegi me kõik lukustatud oma enda peades olevatesse maailmadesse, vaadates välja aknetest, mille me ise oleme ehitanud. Mõelge sellele. Aitäh kuulamast!